kallis Äripäeva lugeja, kuulaja, vaataja. Algamas on Äripäeva debatt Jevgeni Ossinovski ja Martin Helme vahel. Minu nimi on Vilja Kiisler. Siin ja praegu toimub kaks asja korraga: raadiosaade, Äripäeva debatisaade ja video, mida saab vaadata Äripäeva veebist. Loodetavasti saab seda sisu lugeda ka Äripäeva veebikülgedel ja paberlehest. Aga alustame. Täna on külas meil Martin Helme, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsiooni juht, Riigikogu liige, tere! Tervist! Ja Jevgeni Ossinovski, tervis- ja tööminister, Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht. Tervist! Veel üks märkus alguseks. Ma tavaliselt poliitikuid ei sinata, aga Martinit ma sinatan põhjusel, et me oleme kolleegid nendest aegadest, kui Martin Helme oli välisuudiste toimetaja internetiportaalis Delfi ja mina toimetasin uudiseid. Aastad on möödas päris palju. Millest me täna ei räägi? Me ei räägi valimislubadustest, me ei räägi sellest, kuidas te kavatsete teha elu paremaks Tallinnas, sest mõlemad te kandideerite Tallinnas, aga me räägime maailmavaatelistest asjadest, mis on kohalike valimiste kontekstis taas kerkinud väga teravalt üles. Ja tegelikult on see minu meelest üks kahe tooli seaduse ja selle peibutuspartide lubamise üks hea külg, et me saame teada, missugused on need erakondade maailmavaated eeldusel, et need maailmavaated ikka on olemas. Ja need on tegelikult ka põhjus kõnelda suurtest asjadest, mis minu meelest on tähtsad. Aga alustame ikkagi sealt, te mõlemad kandideerite Tallinnas ja ma eeldan, et te olete tegelikult mõlemad poliitilised peibutuspardid. Jevgeni Ossinovski, teie kandideerite kesklinnas. Ma eeldan, et kui te osutute valituks, te ilmselt ei lähe volikokku. Esiteks vastavalt seadusele ministrid volikogu liikmed olla ei saa, ehk siis see muudatus, mis jõustus, on jõustunud Riigikogu liikmete jaoks. Aga te ju kandideerite? Loomulikult ma kandideerin ja ma arvan, et see, et erakonnad ja erakonna poliitikud taotlevad oma ilmavaatel, oma eesmärkidele, oma põhimõtetele, oma väärtustele rahvalt mandaati. Ma arvan, et see ei ole üldse häbi asi. Et mõni teine erakond on tõepoolest siin valimistele käega löönud. Meie arvame, et Tallinnas on vaja tegelikult muutust ja selleks, et see muutus oleks, peavad loomulikult erakonnad maksimaalse jõuga väljas olema selleks, et valijatele seda võimalust pakkuda. Aga volikokku te ei lähe, sest seadus ei luba? Jah, aga samal ajal tuleb silmas pidada seda, et Riigikogu mandaat, selle Riigikogu volitused lõpevad 2019, mis tähendab seda, et ka selle valitsuse mandaat lõpeb 2019 ja väga paljud ministrid kandideerivad selle arvestusega, et pärast seda, kui nad valitsuse liikme ülesandeid enam ei täida, siis nad hea meelega on ka löövad volikogu töös kaasa. Aga tõsi ta on, et kindlasti nagu Artur Talvik ütleb, et valijaid ei tohi petta. Ma arvan, et see on väga õige ja mina ja ükski teine valitsuse liige valijaid ka ei petta. Loomulikult olles ministrid me volikokku tööle ei lähe, aga see ei tähenda seda, et me ei toeta oma meeskondasid kohtade peale eeskätt Tallinnas. Martin, kui osutud valituks, lähed volikokku, ei lähe volikokku? Muidugi lähen. Ma siiski teen vahe sisse, et mina ei arva, et ma olen peibutuspart selles mõttes, et peibutuspardid on need, kes korjavad erakonnale hääli, aga seda mandaati ei võta, nii nagu Jevgeni just praegu ütles. Mina võtan selle mandaadi ja mul ei ole ka seda konflikti pärast seda seaduse muudatust, mis kahe tooli seaduse lubas. Ja selles mõttes minu elu on paljude teiste Riigikogu liikmete elust kergem, kes kandideerivad näiteks Valgas või Võrus või kuskil mujal, et tõepoolest see Riigikogu saal ja volikogu saal on väga lähedal üksteisele, et mul on neid töid võimalik teha, ma ühe asja ütlen veel ära. Ja kui ma saan linnapeaks, peaksin saama linnapeaks, siis ma panen Riigikogu ameti ka maha ja lähen linnapeaks. Jätame meelde. Jevgeni Ossinovski, teie kandideerisite eelmistel kohalikel valimistel Narvas. Kogusite üle 2400 hääle, suurepärane tulevus. Tänu teile hakkasid tegelikult Narvas asjad liikuma ja see oli väga kõva mandaat. Miks te seekord ei julgenud Narvas kandideerida? Miks te Narva hülgasite? Eks need sündmused arenesid alates aastast 2014, et asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi siis haridusministrina ja pärast 2015. aastat saades erakonna esimeheks, siis loomulikult ühele konkreetsele piirkonnale, milleks on minu kodupiirkond Ida-Virumaa, on mul siis olnud aega ja energiat vähem panustada, mis ei tähenda, et ma jätkuvasti ei pinguta selle nimel, et sel piirkonnal paremini läheks, aga kindlasti Narva kontekstis on sellel korral seal palju tugevamaid ja palju kohaliku eluga
palju rohkem seotud inimesi kui mina. Nii et sel korral ma oleks tõesti pidanud Narvas kandideerimist pigem valijate petmiseks. Eelmisel korral oli selge, et kui ma oleksime saanud natukene hääli juurde ja oleksime enamuse Narvas kätte saanud, siis ma oleks ka Narva linnapeaks läinud. Sel korral täites erakonna esimehe ülesandeid, siis loomulikult ei ole see mõeldav ja sellepärast ma ei pidanud seda kuidagi ilusaks. Arusaadav. Nii et Narvas ei või peibutada, Tallinnas võib. Martin, sina kandideerisid esimest korda kohalikel valimistel aastal 2009, siis sa ei osutunud valituks, aga sa kandideerisid Pärnus. Nüüd sa esitled ennast ehtsa mustamäelasena. Kuidas siis tookord Pärnuga oli? Tookord olid nagu Pärnu inimene või? No Pärnuga on seosed olemas täiesti. Pärnu vanavanemate kodulinn ja isa kodulinn ja eluaeg Pärnumaal suvitanud, aga tol ajal oli teine olukord üldse. See oli valimisliit, ma ei olnud üheski parteis tookord ja Pärnus oli olemas selline tuumik inimesi, kellega koos oli võimalik nimekiri kokku panna ja selline poliitiline ütleme siis enesekehtestamise katse teha ja ma arvan, et see kindlasti tuli kasuks ja on selles mõttes ka niikuinii kasuks tulnud, et Pärnu kui munitsipaalteemad on sellest ajast saadik mulle kindlasti palju paremini tuttavad kui mõnel teisel Riigikogu liikmele või erakonna aseesimehele. Aga see oli täiesti teine taust, mis ma ikkagi olen 5. põlve tallinlane sellest ja seda ma ei varjanud ka pärnakate eest. Nii et Tallinn on mu kodulinn ikkagi. Teil on tegelikult üks sarnane eesmärk kukutada võimult Tallinnas Keskerakond. Sinna veel jõuame, aga enne seda ma küsin veel, et tegelikult esitletakse praegu EKRE-t ja sotse Eesti poliitika uue kuuma paarina ehk siis sellise staarvastandusena. Sellel on ka oma põhjus, eeldatavasti see põhjus seisneb selles, et valijad on natukene ära tüdinenud Reformierakonna ja Keskerakonna omavahelisest kemplemisest ja see on toimunud pikki aastaid, me oleme sunnitud seda pealt vaatama. Nüüd olete siis teie uued kuumad staarid. Kuivõrd te tunnete ise, et see vastandus on ehe ja on päris? Kuivõrd ta on poliittehnoloogiline? Jevgeni Ossinovski alustab. Minu meelest on kahetsusväärne, et seda on võetud sellise mingisuguse poliittehnoloogilise trikina. Minu jaoks ta seda ei ole. Et inimesed võib-olla on harjunud seda, et minna valimistele ja valides erinevate lubaduste vahel. Võt üks lubab seda trammi ja teine lubab teist trammi. Et need on kahtlemata kõik olulised teemad, aga nad on olulised juhul, kui fundamentaalne alus on selge ja ühiselt jagatud. Ma küsin korra täpsemalt. Kas Anvar Samastil oli õigus, kui ta ütles, et EKRE kaevas suure augu elevantsi püüdmiseks ja Jevgeni Ossinovski lendas pea ees sisse? Ei, kindlasti mitte, sellepärast, et see, et hea kolleeg oma erakonnaga on püüdnud igatepidi lammutada Eesti õigusriikluse ja sellise põhiväärtuste vundamenti juba mitme aasta jooksul. See on olnud ju kõigile teada ja sotsiaaldemokraadid tõesti teadliku otsusena on öelnud, et meie jaoks ei sobi ja me astume sellele vastu, me põhimõtteliselt ei toeta, see ei ole küsimus vasak- ja parempoolsuses, see on küsimus selles, kas see ühine väärtusruum, mille peal põhineb kogu meie ühiskondlik korraldus, õigusriiklus, kõigi inimeste võrdne kohtlemine, kas meil on ühiselt kokku lepitud ja siis me võime vaielda, kas trammiliin tuleb sinna või tänna või ta ei ole. Ja me teame, et tegelikult meil ei ole seda kokkulepet, arvestades seda, neid seisukohti, mida kolleeg Helme oma võitluskaaslastega on siin seda võitlust, mida nemad on pidanud Eesti riigi vastu. Ja ma arvan, et selles küsimuses peaksid kõik erakonnad võtma põhimõttelise seisukoha. Ma ei arva seda, et inimestel ei ole õigust arvata erinevate ka põhiseaduse sätete kohta ühte ja teistpidi. Loomulikult on. Aga need inimesed ja need erakonnad, kes taotlevad põhiseaduslikku võimu, peavad jagama põhiseaduslikke väärtusi. Ja kõikides teistes Euroopa ühiskondades, ütleme pikema demokraatliku traditsiooniga Euroopa ühiskondades loomulikult oleksid peavooluerakonnad selle selge seisukohaga võtnud. Eestis me oleme pigem näinud poliittehnoloogiat hoopiski mujal. Eriti viimastel päevadel, kui Reformierakond on öelnud, et nemad tahavad nii väga võimule saada, et neil on liberaalsetest väärtustest täiesti ükskõik. Sinna me jõuame. Nii. Kõigepealt sõna Martinile. Hoidsin ennast väga vaos, ei seganud vahele. Ma alustan vastamisest sinu küsimusele siiski selle vastandumise teemal, et ma olen sama meelt täpselt, et meie maailmavaateline täiesti
polaarselt vastanduv maailmavaade on siiras ja on ehe. Erinevalt Keskerakonna ja Reformierakonna, mis on liberaalsed parteid mõlemad, üks lihtsalt rohkem parempoolne, teine rohkem vasakpoolne, aga nende vastandumine ei olnud siiras, ei ole ka praegu siiras. Seda me teame ka sellest, et nad on koos valitsuses istunud ja väga hästi läbi saanud ja istuvad Euroopa Parlamendis ühes fraktsioonis. Nüüd, mis puudutab nüüd seda juttu, mida Jevgeni Ossinovski siin rääkis sellest, kuidas me ründame õigusriiki, täielik absurdi jutt. See, kui me kritiseerime kohtunikke, kes ründavad põhiseadust sellega, et nad kaaperdavad võimu, mida neil ei ole, on põhiseaduse kaitsmine, mitte põhiseaduse õõnestamine. Kuidas selle kohtunike peade lendamisega seal juures on? Aga sellised kohtunikud ei tohigi ametis olla, kes kaaperdavad võimu. See on täiesti ilmne. See ongi põhiseaduse kaitsmine, kui me ütleme, et meil on võimude lahus. Pea pead lendama. See on põhiseaduse kaitsmine. Ma arvan, et poliitiline retoorika, intelligentne inimene tunneb ära ikkagi, mis asi on poliitiline retoorika ja päris kindlasti võib see ärritada meie oponente ja võib-olla peabki ja ongi mõeldud selle nii-öelda vaidluse paremaks destilleerimiseks ja nende nii-öelda võitlusjoonte paremaks lahtivedamiseks. Aga see peab olema ikkagi kas piiritult rumal või pahatahtlik inimene, kes arvab, et me räägime päriselt inimeste nagu hukkamisest. Me räägime sellest, et kohtuvõim ei tohi võimu kaaperdada. Me räägime muide põhiseaduslikest väärtustest, millest siin Jevgeni Ossinovski väidab, et me rikume. Tegelikud rikkujad on ju nemad, kui nad õõnestavad Eesti rahvusriiki, siis see on põhiseaduse täielikul metatasandil õõnestamine ja lammutamine. Nii et selles mõttes ma tahan öelda, et sotsidel on nagu niisugune komme fantaseerida endale vaenlane ja selle vaenlasega võitlema hakata, aga sellel vaenlasel on meiega väga vähe pistmist. Selge. Aga üks vaenlane on teil ju ühine, eks ole. Te mõlemad olete ühel meelel selles, et Keskerakonna ainuvõim Tallinnas võiks lõppeda. See on see, mis teid siiski ühendab. Ma ei arva, tegelikult keegi ei arva, et te kahe peale suudaksite kaks erakonda Tallinnas luua koalitsiooni, mis seda kõigutab. Aga alustame sellest, kas te oma vahel selle sama kiireldatud kuuma paariga ühte koalitsiooni mahuksite, olgu siis Tallinnas või olgu siis riigi tasandil? Ma siiski pean vastama sellele, mis enne öeldi. Et kui täitevvõim või seadusandlik võim hakkab ette dikteerima kohtunikele seda, mismoodi nad võivad või otsustada, siis see on põhiseaduse mõttega vastuolus. Hästi, aga me ei lähe siit edasi. Ei, me ei saa siit edasi mitte minna. Aga me ei öelnud, nad olid otsuse teinud, me kritiseerime tehtud otsust. Me ei öelnud neile, et nüüd te peate... See on selgelt kohtuvõimu autonoomsuse piiramine. Ei ole. Ja see on põhiseaduse vastane. Teiseks... Ei ole ka põhiseaduse vastane, kui parlamendi liige väljendab poliitilist seisukohta. Paar nädalat tagasi avaldati arvamust selles osas, et ka teatud kultuuriasutused võiksid olla ettevaatlikumad oma repertuaari valikul. See on ilmselgelt vale, põhiseaduse vastane. Ei olnud sellist seisukoha avaldust. Me sinna jõuame. Jevgeni Ossinovski, teeme niimoodi, et küsimusi esitan täna mina. Palun vastame sellele küsimusele, mis oli. Viimane asi tuleb siiski ka ära klaarida. Seda on EKRE esindajad kogu aeg öelnud, et sotsiaaldemokraadid ei toeta Eestit kui rahvusriiki. See on puhas vale. Sotsiaaldemokraadid ja kõik Eesti erakonnad usuvad Eestisse kui rahvusriiki. Siin ei ole tegelikult mingit poliitilist debatti. Küsimus on selles, et missugune ta on. Kas ta on siis etnilisel verepuhtusel põhinev või mitte, seda esiteks. Ja teiseks, millisel viisil kõige paremini edendada eesti keelt ja eesti kultuuri, kas isolatsioonis või osana rahvusvahelisest kogukonnast. Ma saan aru, te olete harjunud üksi rääkima. Täna ei ole see kord. Küsimus oli, teie ühine vaenlane on Keskerakond. Kas te olete omavahel valmis sõlmima koalitsiooni? Mina ütlen seda, et see on lõpuks see, kes Tallinnas teeb koalitsiooni või ei tee, on detaili küsimus. See, millest te ei taha lasta mul rääkida, on Eesti tulevikku väga põhimõtteliselt ja olulisel määral mõjutab. Nüüd, mis Tallinnat puudutab, siis ma nüüd vastan saate ühe küsimusele. Et Tallinnas kahtlematult on kõikide erakondade, Savisaare ja Sõõrumaa liit vist välja arvata, ühine arusaam selles, et kui üks erakond on ainuvõimul olnud väga pikka aega, siis see on kontraproduktiivne, see viib stagnatsiooni ja korruptsiooni ja seda me oleme näinud ja sellepärast loomulikult me taotleme seda, et Keskerakonna ainuvõim lõppeks, aga loomulikult ei tähenda see seda, et ta võib lõppeda, meie arvates ei ole positiivsem tulemus see, kui selle tulemuseks on näiteks härra Helme võitluskaaslaste tulek linnavalitsusse, kes hakkavad kiusama Lasnamäe vanatädisid ja ei luba neil vene keeles enam infot saada linnavalitsusest. Ja ei, sotsiaaldemokraadid ei tee EKRE-ga koalitsiooni, ei riigi tasandil ega Tallinnas. Selge, seda vastust ootasid. Ja rumalasti teete, et te niimoodi ennast nurka värvite. Minu vastus sellele küsimusele on,
meie kohta võib-olla natukene rohkem nüansseeritud, kui harjutud ollakse. Aga punkt 1, ma olen nõus, et nende valimiste peaeesmärk Tallinnas on Keskerakonna võimu kukutamine. Pange nüüd tähele väga olulist nüanssi. Jevgeni Ossinovski ütleb ainuvõimu kukutamine. Meie ütleme võimu kukutamine, mis tähendab seda, et sisuliselt Jevgeni Ossinovski ütleb välja selle, et nad tahavad teha koalitsiooni Keskerakonnaga pärast valimisi. Selle jaoks, et see nii-öelda vabandus saada Keskerakonnaga valimiste järel koalitsiooni tegemiseks, on neil vaja juba praegu luua see foon, et meil teistega ei tule välja, me ei saa. Ja selle jaoks on vaja meid välistada. Muidugi on see ka poliitiliselt häälte saamiseks neil kasulik, kui nad nii-öelda kurjusega võitlevad, aga selle kurjusega võitlemise, need näited, mis siin toodi, on ju ma ei tea, kas te valetate endale või teistele, ei ole niimoodi olnud, et me oleme ette kirjutanud või tahtnud ette kirjutada kellelegi repertuaari. Esiteks, püüdke suuta vahet teha selles, et Varro Vooglaid ei ole meie liige, ei esinda meie erakonda. Kallis Martin, toetasid. Mina toetan seisukohta ja väidan, et sa praegu ikkagi jälle valetasid meie kohta. Kas sa tõesti arvad, et Riigikogul ja valitsusel ei ole õigus teha eelarvelisi otsuseid, milliseid projekte, asutusi ja poliitikaid toetada ja milliseid mitte, et kui sotsid on istunud võimul, määranud mingitele teatritele toetused ära, siis nii ongi aegade lõpuni, kuni Eesti riik kehtib, siis seda eelarverida enam torkida ei tohi. Ei ole ju niimoodi. Ja selle eelarverea ümbervaatamine ei ole põhiseadusliku korra kukutamine. Seda ei ole kunagi tehtud poliitiliselt. See, mida teie ütlesite, on see, et teatrite puhul peaks vaatama nende ideoloogilist puhtust. Kas ei ole kunagi. Kus sa sellise tsitaadi kätte saad? Näita mulle seda tsitaati. Ei ole ideoloogilisest puhtusest ega ka verepuhtusest meie ei ole kunagi rääkinud. Me oleme rääkinud sellest. Punkt 1. Teie olete need, kes on selle probleemi jälle põhjustanud, mehitades kultuuriasutusi parteiliste kisakõridega. Niimoodi. On see Sirp, on see mõni teater, on see Vikerkaar. Seal on teie ideoloogilised löömamehed, kes riigi raha eest tegelevad siis teie ideoloogilise jõustamisega. Ja kui te arvate, et järgmine valitsus ei oma õigust seda ümber vaadata, et see on põhiseadusliku korra ründamine, kui me teie kisakõrid võtame nii-öelda maksumaksja palgalt maha, siis ma saan sellest kõigest aru, aga see ei ole põhiseadusliku korra Martin, asi läheb täiesti metsa praegu. Tegelikult oled nii sina kui ka sinu isa Mart Helme, kes on erakonna juht, öelnud, et Eesti kultuuri senised saavutused ei ole eriti midagi väärt, eks ole? Ei ole nii ka öelnud. On küll. Mart ütles enam-vähem sellise tsitaadi kongressil, et võiks olla paremad saavutused, aga ta ei rünnanud midagi, ühtegi konkreetset asutust, aga praegu, ja seda tsitaati pärast täpsustati oluliselt üle, aga see, mille üle me praegu vaidleme, on see, kas on valitsusel, uuel valitsusel ja teistsugusel valitsuskoalitsioonil on õigus muuta eelarveridasid, mille sotsid on paika pannud või ei ole, ja tulla rääkima, et selle muutmise puhul rikutakse põhiseaduslikku korda, on lihtsalt jabur. Nii, nüüd on Jevgeni Ossinovski kord, see nõuab vastust. Jaa. Et loomulikult on valitsus otsustab seda, millise skeemi alusel teatreid rahastatakse. On seda alati teinud ja teevad seda järgmised valitsused ka. Aga seda pole tehtud sellest kriteeriumist lähtus, kes teeb õiget Eesti kultuuri, mida siis hinnatakse tõenäoliselt nende kriteeriumite alusel, mida siis Martin Helme koos Varro Vooglaiuga siis ette panevad. Seda pole kunagi tehtud. Täpselt samamoodi on samad seltsimehed öelnud, et Sirp kui ajaleht, kuna tema avaldas ühe arvamusloo, mis inimestele võis meeldida, võis mitte meeldida, paljudele ei meeldinud. Ma ütlen korraks selgituseks, et jutt käib Mikk Pärnitsa arvamusloos. Et selle pärast peaks siis, ma ei mäleta, kelle siis peatoimetaja lahti laskma või mis iganes, et miks siis avaldatakse, et sellist asja ei tohiks rahastada. On nõutud kultuuriministrilt sekkumist laulupeo repertuaari, mida mitte kunagi ei ole tehtud. Et see on vastupidi, nõuti, et kultuuriminister ei suruks sinna venekeelseid laule. See on ilmselgelt selline signaal sellisest valitsemisstiilist, millesse need inimesed päriselt usuvad. Nad tahavadki autoritaarsemat juhtimisstiili, kus poliitiliselt juhitaksegi valdkondasid ja selle kaudu tegelikult piiratakse vabadusi. Ja see ei ole põhiseaduse mõttega kooskõlas, mis puudutab tsensuuri puudumist Eesti Vabariigis. Kas ma võin öelda, esiteks me nõudsime Saarelt, et ta ei suruks venekeelseid laulusid. Täpselt nii oli. Meie reaktsioon, see oli jälle reaktsioon. Kui me räägime sellest Sirbi asjast, siis neid asju seal muidugi on rohkem olnud, alates toredatest pildikollaažidest ja lõpetades lakkamatute mingisuguste kummaliste arvamuslugudega ja nii-öelda kriitikatega, mis seal on. Aga kui me räägime laulupeost, siis see oli jälle reaktsioon. Me nägime, kuidas toimub surve panna puhtalt poliitilisel ideoloogilisel põhjusel sotsiaaldemokraatliku ministri poolt valitsetavas haldusalas
teha nii-öelda multikultit ja edendada vene asja Eesti asja raames. Ja sellele me reageerisime, ütlesime, nii ei tohi teha, see ei ole õige, see ei ole ilus. Ja selle peale öeldakse meile, et me tahame Eestis totalitarismi, no halloo. Kultuuriminister ei ole kunagi sekkunud sellesse repertuaari. Kuna meie kuulajad eeldatavasti ei ole kõik kultuuriinimesed, vaid pigem ettevõtlusest huvitatud inimesed, siis teeme siinkohal väikese pausi, rahuneme natukene maha. Paus on eelkõige raadiokuulajatele. Meie siin läheme edasi. Ja läheme siit kohalt edasi raadiosaatega Äripäeva debatt. Videovaatajad ei pea pausi kuulama. Me pausiga ei tee. Stuudios on endiselt Martin Helme EKRE-st ja Jevgeni Ossinovski, Sotsiaaldemokraatide erakonna juht. Meil esimene debati pool läks üsna tuliseks. Siinkohal vahetame teemat, et me ei muutuks liiga spetsiifiliseks ja liiga üksikküsimuste üle ei hakkaks arutlema. Ma tahaksin püsida maailma vaate juures. Ma meenutaksin aastat 2013, kui sina, Martin, ütlesid, et kui on must, siis näita ust. Kas sa tookord tundsid ise, et sa lõhkusid mingi olulise punase joone, mingi piiri, mis seni kehtis, aga nüüd enam ei kehti, pärast seda on öeldud palju räigemaid, hullemaid asju. Taipasid sa, mida sa tookord tegid? Üleüldiselt inimesed, ma arvan, saavad aru, et ma räägin ja ütlen asju teadlikult. Mul ei tule suvalisi sõnu suust välja. Sa ei teinud seda kogu aeg? Ma ei, see kalambuur võis tulla niimoodi käigu pealt, aga mõte on õige ja mõtte juurde me jääme. Ja see, mida ma tookord ütlesin, on hilisematel aastatel saanud selgelt kinnitust, et see mure on õige ja see mure on mitmetasandiline. Üks loomulikult on massiimmigratsioon, Euroopa islamiseerumine, piiride lagunemine ja kõik see vägivald ja heaolu lagunemine, mis sellega Euroopasse on tulnud. Teine, ja siin meil on nagu oluline kakluskoht sotsidega, on sõnavabaduse küsimus. Sotsid, kes kogu aeg räägivad avatusest ja räägivad sallivusest ja räägivad sellest mingist põhiseaduslikust, kuidas meie oleme ohus põhiseaduslikule korrale, on need, kes Eestis süstemaatiliselt üritavad sõnavabadust piirata oma vihakõne seaduse kaudu. Nii, ja selle jaoks, et see ei õnnestuks, tuleb aeg-ajalt öelda asju, mis provotseerivad ja näidata, et ei saa seda ära keelata. Olgu, sinu kord lõpeb praegu. Jevgeni Ossinovski, te olite ainus, kes tookord reageeris, mitte küll sellele konkreetsele, eks ole, aga ma meenutan aega, eks ole, Taavi Rõivase valitsuse ajal, kui Reformierakond oli täiesti vait. Te olete esimene, kes ütles, et see ei ole okei. Teie meelest see punane joon sai ületatud. Siis ja natukene hiljem kõikide muude asjadega ka. See oli ikka väga esimene joon, mis sai ületatud, et see on natuke nagu Süürias keemiarelva kasutamise punane joon Obama poolt, et kui kasutatakse, see on punane joon ja siis selgub, et tegelikult on neid punaseid jooni veel. Ja ma ei räägi mitte endast, vaid räägin Eesti ühiskonnast, et tegelikult me oleme järjest näinud sellise avaliku ruumi läbustamist, kus inimesed täitsa arusaadavalt, et kuulge, kui juba Riigikogu saalis võib sõimata konkreetseid inimesi, neid mõnitada, siis miks me siis tänaval ei või seda teha. Teatud selline kultuurikiht on sellepärast või selline kultuurikaitse, mis inimeste halvustamist on siiani tagasi hoidnud avalikus ruumis, on selgelt maha läinud ja see kindlasti, seda võib, nagu Martin ütleb, et selline toredad kalambuurid, et reljeefsemalt oma sõnumeid välja öelda, et siin tuleb tähele panna, et nad teevad ju inimestele haiget, nad teevad reaalsetele Eestis elavatele inimestele väga palju haiget. Ja seda on EKRE teinud täiesti süstemaatiliselt ja teadlikult ja mina arvan, et see ei ole okei, ma arvan, et see on tegelikult Eestile ohtlik, kui me hakkame Eesti sees otsima sisevaenlasi. Näiteks Kristiines kandideeriv väljapaistev kandidaat EKRE poolt on öelnud, et Eestis on 300 000 parasiteerivat tibla, mida peaksid siis inimesed, kes Eestis on elanud ja elavad siin edasi ja panustavad Eesti ühiskonda, siis sellest järeldama, kui inimesed taotlevad põhiseaduslikku võimu ja ütlevad nende endi kohta, kellelt nad seda häält küsivad, et nad on parasiteerivad tiblad. Ja see, miks see oli tõesti teadlik otsus, et me ütleme selgelt ära, et
et põhiväärtustega ei mängita, see on ohtlik. Ja see on põhistatud kahel sellisel sambal. Esiteks on ajalooline kogemus, et kõik autoritaarsed liikumised on alanud teatud sellistest marginaalsetest räuskamistest ja lõpuks nendest on saanud massiliikumised, kui teised on vaikinud. Me teame ka seda, kuidas Saksamaal see lõpuks juhtus, on ju kompromissi kokkuleppena, mitte enamuse võimuga. Absoluutselt. Ja teine pool on siis olnud rahvusvaheline kontekst. Vaatame, mis on toimunud Poolas, mida härra Helme ülistab. Ei ülista, ta on näiteks. Et tänaseks on ju tahetakse täielikult keelustada abort Euroopa Liidu liikmesriigis 21. sajandil. Täpselt samamoodi kohtunikke hakatakse valitsuse poolt määrama poliitiliselt, sellepärast, et ka neile ei meeldinud need otsused, mida kohtunikud langetasid. Ja see pall tegelikult veereb samamoodi, kui tal õigel ajal vastu mitte seista, siis selle tagajärjed Eestile, Eesti julgeolekule, Eesti iseseisvusele ja ka Eesti kultuuri ja keele säilimisele on katastroofilised. Martin, kus on sinu jaoks see piir, kus sa tunned, et sealt ma ei lähe edasi, keegi saab väga-väga haiget? Selle haiget saamise kohta ma ütleks niimoodi, et sotsid räägivad siin midagi haiget. Kas sa tõesti arvad, et see ei ole poliitilise kultuuri läbustamine, kui Marianne Mikko, kohe jõuan sinna, kui Marianne Mikko ütleb Riigikogu puldist, et meie eelnõu ajab ta oksele. Kas sa ei arva, et väga paljudel Eesti inimestel oli väga valus, kui suruti läbi kooseluseadust või kui valitsus ütles, et meil ei ole midagi teha selle musta massiga, mis tuleb Euroopasse. See teeb haiget inimestele, see teeb palju rohkem haiget, kui te arvata oskategi oma elevandiluu tornis. Nüüd, mis puudutab Poolat, siis ma ei ülista Poolat või Ungarit. Ta on meile tõepoolest eeskujuks, kuidas kaitsta rahvuslikke huve, missugune on üks väärikas oma rahva eest seisev valitsus tõepoolest. Mis puudutab aborti, siis Poolas oli abort ka ennem väga rangelt piiratud ja Iirimaal, mida millegipärast ei sõimata, on ka, aga siiski ma tahan, ja see, mis ütlesid Poola kohtunike kohta, on lihtsalt vale ju. Poola kohtuvõimu politiseeris ära võimult lahkuv eelmine liberaalne valitsus, pani meid jälle fakti ette, järgmine valitsus ei tohigi neid puudutada. Martin, me ei lähe praegu Poolasse. Jah, kust läheb piir? Me tahaksite siis, et valitsus saaks otsustada kohtunikke, ma saan aru. See ongi asjad. Aga ei, me tahaksime, Eestis ka valitsus ei otsusta mitte ühte kohtunik, ei praegune ega järgmine. Meie tahaksime, et ei oleks topeltstandardit, et liberaalne valitsus võib kohtut täita oma poliitiliste kabajansikutega ja järgmine valitsus peab lihtsalt leppima sellega. See on topeltstandard, mida sotsid kogu aeg harrastavad. Martin vastab küsimus. Kust läheb piir? Mina arvan, et see piir, mille on tõmmanud sotsid, on selles mõttes, mida sotsid üritavad meil ju kogu aeg selle piiriga tekitada, on see, et on olemas see nii-öelda poliitiliselt korrektne poliitiline arutelu peaväli, mis on nii kitsas, et kõik, kes ei ole nõus sotside dogmadega, on kohe rassistid, fašistid, vihaõhutajad, ksenofoobid, homofoobid, mis kõik veel. Et niipea, kui sa ei ole nõus kõigega, mida sotsid tahavad ja sotside tahtmist kokku. Sa ei vasta ikka küsimusele. Nende piir on nii väike, et selle järgi elamine ei ole võimalik. Mina olen sõnavabaduse absolutist. Mina arvan, et terve ja toimiv ühiskond ei pea kartma teravalt ütlemisi, halvasti ütlemisi. Lumehelbekesed elavad üle, kui neil on kuulda valus midagi, millega nad nõus ei ole. See käib küpse demokraatia juurde. See, mida meie tahame, ongi tegelikult toimiv küps demokraatia ja see, mida teie tahate, on ära lämmutatud, ära summutatud ühiskond, kus kõigile sotsiaaldemokraatlike kaanonite kohaselt topitakse lusikaga mämm suhu ja öeldakse, olge vait. Teie kord. Ja, esiteks siin on kaks põhimõttelist erinevust selles, mis sa tõid, et Marianne Mikot ajab teie eelnõu oksele, võib ajada küll oksele. Mina ei nõustu ka väga paljude teie seisukohtade, kui seda väljendada reljeefsemalt või vähem reljeefsemalt. Aga ma mitte kunagi ei ütle midagi halba inimeste kohta. Sven Mikser võib saata karu perse meie Riigikogu saadikud, see ei ole läbustamine. Teie tegelikult, mida te teete, te halvustate Eestis elavaid inimesi. Te tegelikult külvate hirmu ja vaenu nende inimeste suhtes. See mõjutab neid inimesi. Aga kuidas selle üle 35-aastase Eesti mehega oli? Kuidas selle üle 35-aastase Eesti mehega on, kes probleem on? See ei ole probleem. No, väga paljudel üle 35-aastastel Eesti meestel oli väga valus selle. Selle debati kuulamine eeldab nüüd, et olete lehti lugenud. Ma ütlesin, et nendega on probleem ja nendega tõepoolest on väga palju terviseprobleeme. Ma võin sellest pikemalt rääkida, aga tõenäoliselt mitte siin. Tsitaate tuleb täpselt võtta, et see demagoogia on tore asi, aga mitte selleks, et demokraatiat edendada. Nüüd, see on see mure, et halvustatakse reaalseid inimesi ja sellel halvustamisel on reaalne nende elu
halvendav või ka nende julgeolekut, turvatunnet halvendav tagajärg. See, kui mulle ei meeldi üks või teine teie ettepanek või teie eelnõu, siis see on hoopis teistsugune kategooria. See on normaalne demokraatlik arutelu, kas üks ettepanek on hea või halb. Kooseluseadus ei teinud mitte ühelgi Eesti inimesel elu kehvemaks. Ta ei võtnud mitte kelleltki, mitte ühtegi õigust ära. Aga homoseksuaalsete inimeste vaenamine, nende alavääristamine, nende halvustamine, mida teie teete süstemaatiliselt, teete. Jaak Madisson on öelnud, et see on hälve, et sellega tuleks pöörduda arsti juurde. Ebanormaalsus ongi ju hälve. See on reaalselt halvustab neid inimesi, keda Eestis on erinevatel hinnangutel umbes 5% ja te teete seda. Aga Martin, mida peaksid need inimesed tegema, kes on sündinud homoseksuaalsena? Ma nagu tahaksin tagasi kerida ikkagi, ma nagu veel kord rõhutan, kui kohutavalt kahepalgelised on sotsid, kui nende minister saadab Riigikogu liikme karu perse, siis see ei ole poliitilise kultuuri läbustamine. Kui Marianne Mikko ütleb eelnõu kohta Riigikogu puldist, et saab teda oksele, see ei ole poliitiline läbustamine. Kui erakonna esimees ütleb, et Eesti mees, 35-aastane vanune Eesti mees on probleem, siis ei tee kellelegi haiget. Et aga nagu peeglisse üldse ei näe või? Üldse ei näe, teis ei ole kunagi probleemi. Kõik teised on ainult lollid ja pahad. Et see on ju nii piinlik sellist juttu. Mis need inimesed peavad tegema, kes sündisid homoseksuaalne? Aga miks peaks üldse midagi tegema? Meie seisukoht on alati olnud, nende suhe ei vaja riiklikku regulatsiooni, elagu lasku teistel elada, ei vaja riiklikku regulatsiooni, sellepärast, et abielu... Ja te lihtsalt mõnitate neid natukene. Ei ole mõnitanud. Ja kui te tahate mõnitamisest rääkida, siis vaadake enda retoorikat meie ja meie toetajate juurde ja siis mõtleme uuesti. Kohta ei ole midagi öelnud. Et mida nendega tegema? Mitte midagi ei pea tegema. Ja selle nii-öelda ühiskondliku tüli kiskusid ju üles sotsid. Selgelt kiskusid ja ühiskondliku lõhe tegite teie ju. Millisel viisil? Sellega, et te hakkasite kooseluseadust läbi suruma. Räägime praegu tuleme natukene jälle tagasi rahuneme pisut maha. Tahaks ühe asja selgeks teha. Viimasel ajal ka ajakirjanduses süüdistatakse EKRE sageli sellest, et te flirdite natsi ideega. Teil on, ütleme niimoodi, et ka mina lugesin seda Mart Helme manifesti Postimehes kui natsionaalsotsialistliku. Eesti Päevalehe juhtkiri ütleb, et pruuni katkuga ei peaks niimoodi flirtima. Teeme nüüd asja selgeks, olete natsid või ei ole natsid? Ei ole natsid. Ma ütleks selle kohta niimoodi, et kust me teame, et valimised on Eestis tulemas, EPL-i grupp kirjutab iga päev midagi natsidest. Et on tõsi, et meie liikmete hulgas on olnud inimesi, kes on natsi ideoloogiast fascineeritud. Ja mina ei oska teda öelda, kas teistel on neid sama palju või vähem või rohkem. Ma tean konkreetselt teistest erakondadest inimesi, kes on samamoodi kannavad Feldgrau mundrit ja käivad nendel ajalooliste lahingute imiteerimisüritustel ja me ei omista neile sellepärast kohe natsiideoloogia. Ma saan ka sellest aru, et meie peal on see luup eriti tihedalt, et kui meil midagi sellist juhtub, siis see ongi kohe uudis, kui mujal kuskil, kui Rein Lang, eks ole, peab sellist pidu, siis see on nagu nali rohkem natuke. Et siin on topeltstandard, ma väidan. Täiesti selgelt me ei ole natsid. Nüüd natsism on natsionaalsotsialism. Täpselt, mina olen seda, just täpselt nii ma seda kuulen. Ja natsionaalsotsialism ikkagi on eelkõige sotsiaaldemokraatliku erakonna ajalooline pärand. Oi jumal. Sotsiaaldemokraadid olid esimesed, kelle hävitasid nii kommunistid kui ka natsid loomulikult, sellepärast, et sotsiaaldemokraatias on olulisel kohal demokraatia ja natside, olgu nende nimeks natsionaalsotsialistid, kõige olulisem komponent on ju tegelikult autoritaarne riigi juhtimine. Kas EKRE flirdib natsionaalsotsialismiga või mitte? On natsid või ei ole natsid? Kindlasti on tegemist ideedega, millel on väga palju ühist sellega. Kui me võtame kõige olulisemalt seda, et riiki tuleb juhtida autoritaarselt. Kus sa seda võtad? Terve saate rääkisin. Terve saate lükkasin ümber ka. Et tuleb hakata konkreetselt nimetama kas kultuuritegelasi, kohtunikke või mida iganes, piirama tegelikult seda vaba ruumi, mis ühiskonnas on ideoloogilistel kaalutlustel ühelt poolt ja teiselt poolt loomulikult, kui me vaatame nende suhtumist kõikidesse inimestesse, kes mingisugusele müütilisele standardile ei vasta, siis nende suhtes ollakse halvustavad täiesti selgelt, olgu see teise emakeelega inimesed, olgu see teise religiooniga inimesed, olgu see teise seksuaalse sättumusega inimesed. Nii et selles mõttes on emakeel müütiline standard. Emakeel on sul emakeel, seal ei ole mingit müütilist standardit. Need elemendid on loomulikult selgelt olemas ja Eesti põhiseadus seda keelab. Eesti põhiseadus, mis
mis on loodud ühe liberaalsema põhiseadusena aastal 1920 ja mille alusel Eesti tegelikult tollal oma ühiskonna üles ehitas, see, mida EKRE teeb, on nende põhilistele alusväärtustele vastu. Ja. Hästi, Martin, kust ma tean, et mina olen Rahvuskodu täieõiguslik liige? Ma ei ole küll immigrant, ma olen eestlane, eks ole, ma armastan eesti keelt ja kultuuri, mu seksuaalne sättumus on okei. Eks ole, ka teie meelest eeldatavasti. Aga kust ma tean? Kuidas nii? Absoluutselt ei huvita. Ei huvita, sest neil peab olema ühiskonnas vähem õigusi. Kust ei ma pea ju vähem õigusi olema. Mart Helme kirjutas seda Postimees, ma ise lugesin. Kust ma tean, et järgmiseks ei ole näiteks see, et keegi lonkab, keegi on vigane, äkki ta ei sobi Rahvuskodusse? Millel põhineb kindlus? See on tüütumast tüütum, et peab selle homo teemaga lõputult tegema, sest see on nii, ja siin me oleme peaaegu ilmselt ühel meelel Jevgeni Ossinovskiga, see on niivõrd marginaalne teema. Aga see tuleb siis järelikult uuesti üle rääkida. Kõikidel inimestel on Eestis võrdne õigus abielluda. Leiad endale partneri, kes on sinust vastassoost, õiges vanuses ja abielluge. Kui soovitakse abielluda omasoolisega või mitmekesi või ma ei tea, mis variantidega, siis see on eriõiguse taotlemine ja meie seda eriõigust esiteks keeldume nõustumast, et see on mingisugune põhiseaduslik või inimõigus ja meie leiame, et sellist eriõigust vaja ei ole anda. Et inimeste eraelu, kui nad niimoodi on otsustanud elada, laske käia, aga ärge nõudke eriõigust. See on punkt 1. Punkt 2. Mis puudutab Rahvuskodusse või rahvustundesse, siis Eesti riik on loodud eestlaste poolt eestlaste jaoks. See on meie seisukoht. Kas sisserändaja poeg Jevgeni Ossinovski peaks minema koju, kus ta kodu on? Sisserändaja poeg Jevgeni Ossinovski ei ole muidugi minu tsitaat, eks. Aga see on faktiline. Me eeldame, et lugeja ja kuulaja on kursis. Ja kust on pärit. Selles mõttes ju me oleme mingisuguses ajaloolises, me peame sellest ajaloost esiteks aru saama, see on ajalooline taak. Eestit okupeeriti ja koloniseeriti. Selle kolonisatsiooni tulemuseks oli Eestisse suure hulga võõrpäritolu mitte-eestlaste tulemine, mis on ka taust sellele, miks me oleme nii tundlikud immigratsiooni teema suhtes üldiselt, mis on selge taust. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et mitmendast põlvest saadik on eestlane, või on Eesti inimene põliseestlane, enam-vähem enam-vähem aktsepteeritud arusaamine põlisusest tuleb kuskil 3. põlvest. Nii et Jevgeni lapsed on juba põliseestlased. Aga tema ise peaks koju minema. Ei koju, ta ei ole veel põliseestlane lihtsalt. Teie kommentaar. Et jah, nagu kolleegid EKRE-st omal ajal ju mäletate ütlesid ju, et Marina Kaljurand on muidu igatepidi väga tore, aga ükskõik kui integreerunud ta on, et kuna ta on venelane, siis tema Eesti presidendiks saada ei tohiks. Et ta meile ei sobi. Ja nii ongi, sellepärast, et meie arvame, et üks riik maailmas võiks olla, kus ka kõrgeimad riigiametid on täidetud meie inimeste poolt. Just, ja see tähendabki seda, et on mingisugused üsna omapärased ja ajaloolises kogemuses ohtlikud mõõdikud, mille järgi hinnatakse seda, kas inimene kuulub ühte rahvusesse, ühte ühiskonda või ei kuulu. Sina tood siin näiteks on ju 3. põlvkonna, miks just 3. On ju mõni võib hakata mõõtma kolju ümbermõõtu, mida on ka ajaloos tehtud, või vaadata geneetilist ülesehitust. Siin paraku tuleb öelda, et väga palju ei leia erinevusi. Aga see ongi see teatud selline, mida inglise keeles nimetatakse slippery slope, ehk siis libe siis allakäik, et kui sa juba ühest kohast hakkad inimesi tegelikult alavääristama, erinevatesse sortidesse jagama, siis on küsimused, täiesti õigustatud küsimused, kus see siis lõpeb. Et alguses alustasime, et mustad ei sobi, siis venelased olid parasiteerivad tiblad, siis homoseksuaalid on tegelikult hälvikud ja kus see siis lõpuks juba Riigikogus otsitakse anti-eestlasi, kes on eestluse vastu ja nii edasi. Ja üks viimane õiendus, et massiimmigratsiooni ei poolda Eestis mitte ükski erakond. Ei ole seda debatti, see on pseudodebatt, mille teie olete üles tõmmanud. Ei ole sellist asja, Eesti rahvas ei toeta massiimmigratsiooni ja mitte ükski erakond, sealhulgas sotsiaaldemokraadid, ei toeta massiimmigratsiooni. Jah, aga kohe tuleb Angela Merkel siia, kes hakkab meile uusi kvoodipagulasi pähe määrima ja teie minister, teie erakonnakaaslasest siseminister on juba öelnud, et tuleb leppida. Muide, kust te võtate need 553 immigranti, keda te tahate koju saata? Sellel aastal on 160 tulnud ja pooled on ise ära läinud. Kust te võtate need koju saada? Meie arvame, et neid ei oleks tohtinud võtta, me arvame, et ühtegi juurde ei tohi võtta, me arvame, et kogu immigratsioonipoliitika peab Eestis olema range, peab
kehtima seesama kvoot, mis meil on enda poolt tehtud sisserändekvoot, mida kõik valitsused viimastel aastatel on rikkunud mitmekordselt ja tulla rääkima, et immigratsioonikriis Euroopas on lõppenud, on lihtsalt avalikkuse selge eksitamine. Et terrorism tuleb meile iga kuuga lähemale, laibad on juba naaberriikides ja siin juures üritada nagu naeruvääristada seda muret. Absoluutselt ei naeruväärista. Absoluutselt ei naeruväärista. Ma ühe ikkagi tahaks tagasi tulla, et see obsessioon, mis sotsidel on natsidega, on mulle täiesti mõistetamatu. See kinnisidee tõmmata lakkamatuid paralleele 30-ndatega, ma ei tea, miks mitte 20-ndatega või mingi muu ajaga, on mulle mõistetamatu. Neid paralleele ei tõmba tegelikult eelkõige mitte sotsid, vaid see on praegu teema ajakirjanduses üleval. Ka ajakirjanikud märkavad neid, ka ühiskondlikud mõtlejad märkavad neid. Et see ei ole nagu selles mõttes sotside agenda. Ja, aga ma ütlen kahte asja selle kohta. See on... Ajakirjanikud ka kõik sotsid on ju? Jah, üldiselt küll. Sotside vanda nõu kõik. Absoluutselt nõus. Suurem osa meediast aga kui keegi, see on süstemaatiline, me saame aru, et luuakse tausta, et seal on mingi natsi jama ja see on muidugi niisugune Lääne-Euroopast imporditud vasakpoolne meem. Aga, sest Eesti sotsidel ühtegi originaalset ideed ei ole. Aga see ei tee meile mitte midagi. See ei tee meie erakonnale, sest enamik eestlasi saavad aru, et see on täielik jamps. Rahvusküsimus on identiteedi ja enesetunde küsimus ja kui sa küsid, kas sina oled eestlane või ei ole, sina oskad sellele vastata. Jevgeni võib-olla ei oska vastata, sest et tal ongi lõhestunud identiteet. Miks sa arvad, et ma ei oska? Aga iga inimene saab seda oma sabakondiga aru. Või nii. Viimane kommentaar, palun. Meie aeg hakkab lõppema. Jah, üks asi on see, et on faktiliselt muidugi keerulised ja hirmutavad reaalsused, sealhulgas maailmas ja Euroopas ja immigratsioonikriis on kindlasti üks nendest. Nüüd on küsimus sellest, kas me püüame sellel keerulisel taustal ja olukord ongi keeruline, neid hirmusid võimendada, valetades ja väärinformatsiooni levitades või me püüame tegelikult objektiivselt ja rahulikult arutades jõuda siis kõige mõistlikuma lahenduseni, mis meie riigi jaoks on olemas ja selleks tuleb vaadata ka laiemat konteksti, selle jaoks tuleb vaadata ka ajalugu ja tegelikult kõige olulisemat, et me oma riigi ehitamisel lähtume Eesti Vabariigi põhiseadust, põhiseaduslikest väärtustest selleks, et oma ühiskonda ehitada. Martin Helme, Jevgeni Ossinovski, täna teid teile suurepärase debati eest. Mul oli palju küsimusi, mida ma oleksin tahtnud veel küsida, aga kahjuks ei jõudnud. Pean teid ilmselt kutsuma mõnel teisel juhul ja mõnel teisel korral, et küsida ära kõike, mida oleks tahtnud. Tänan teid mõlemaid tulemast. Minu nimi on Vilja Kiisler. Äripäeva raadiot debatisaade on lõppenud ja video lõpeb ka siia kohta ära. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast, järgmise korrani.